Miks võib olla pea kuum nagu tulitada sageli, eriti stressiolukorras? Vaatame täna seda teemat natukene lähemalt. Võib-olla sa oled tähele pannud, et kui on mingid sellised pingeolukorrad, kas on hirm või on viha, siis järsku šjuh, nagu kõik tuleb siia ülesse ja hakkab kuumama. Ja mõned inimesed võib-olla ongi näost üsna sellised punased ja hõõguvad ja tulitavad. Ning tihtipeale on nad ka üsna kergesti ärrituvad sealjuures. Aga see peakuumus ei pea alati väljenduma selliselt, et lihtsalt, et pea on või nägu on punane ees, vaid see näitab seda, et me oleme millegipärast endast väljas, me oleme millegipärast tulnud pähe. Me ei peaks siin peas niimoodi olema. Inglise keeles on üks selline hea väljend, või eesti keeles öelduna, et hoia pea jahe ning süda ja jalad soojad, et see on tervise valem. Ning kui meie soojus on kehas õigesti jaotunud, siis meil ongi hea ja kerge olla, et aga kui me ei suuda stressiolukordadega toime tulla, need muutuvad krooniliseks ja meile tundub, et sellest ei ole väljapääsu, siis me tihti olemegi siin peas, me kogu aeg raalime mingisuguseid lahendusi ning kogu energia on siin. Ning tänasel inimesel on see hästi tavapärane, et ta elab peas ja ta on võib-olla nii ära harjunud sellega, et see pea on pinges ja kuumab, et ei oska seda võib-olla tähelegi panna, võib-olla ta on aastakümneid selles seisundis olnud, kuni ühel hetkel ta järsku nii-öelda jõuab kehasse ja hakkab märkama, mis temas toimub. Nii et see on ju selline valvel oleku mehhanism, et miski on meid kunagi niimoodi ärritanud, me oleme jäänud sellesse pingesse püsima, tavaliselt on see midagi väga traumeerivat all olnud, kas on üks suur šokitrauma või on palju selliseid väikseid arengutraumasid, väikseid asju, mis kokku kuhjudes on tekitanud tunde, et ma ei saa enam hakkama, ma ei tohi sellisena üldse olla, ma ei tea, mida ma tegema pean, valu on nii suur ja siis me tahame sellest kehast ära tulla, et selles kehas tunded ju salvestuvad ja säilivad üldiselt siia kehasse ja kui siin on kõike seda liiga palju, siis me lihtsalt ühendame ennast lahti ja tuleme siia ülesse ning püüame siis sellisel viisil oma olemise heaks teha. Aga see ei tee meie olemist kuigi heaks, sest see võtab ära selle soojuse, mis peaks olema siin kehas, siseorganite juures, nii et see saaks kõik optimaalselt toimida, on ju teatav kehatemperatuur on meile väga vajalik tänastel läbipõlenud inimestel ja läbipõlenud inimene ei ole see, et ei jõua enam voodist püsti tõusta, vaid see ongi see inimene, kes tunneb sageli väsimust, ärrituvust, pisiasjadest tihtipeale. Tal on külm pidevalt olla, isegi kui tuba on soe, et ei leiagi seda sooja kusagilt, peavalud on. Ja need on kõik sellised energia järjest pähe tõusmise mustrid, kus me ei suuda lahti lasta oma valust, kus me ei suuda lahti lasta valvel olekust ja oleme pidevalt häires. Mis siis juhtub, on ju, et kui meil siin kehas see soojus enam niimoodi ei ole, on ju kõhus ei ole enam seda soojust, mis peaks olema seede tule jaoks ja see on hoopis siin peas, siis kohe on ju seedimine on kohe kehvem. Et keha ei suuda hoida igasuguseid patogeene kontrolli all, kui siin on see temperatuur madalam ja kuumus kogu aeg kerkib pähe, et kütta seda mustrit, et kuule, et otsi lahendus on, et mul on väljapääsu vaja sellest olukorrast. Et selline traumaatiline aktiveeritus ja see on väga-väga levinud peavalud, igasugused peapinged tihti ka kaasnevad sellesama mustriga. Sellega tahabki süsteemile märku anda, et see ei ole loomulik ja teeb meil see olemise ebamugavaks, et meil oleks vaja laskuda siia kehasse tagasi, tunda ennast siin mõnusalt ja turvaliselt, sest peas olles ei ole tegelikult seda turvalist tunnet, vaid seal ongi see pidev otsimine, kuumus, ahastus, masendus, ärevus, mis selle kellelgi parasjagu seal kaasneb. Ning sellised inimesed, kui nad on kogu aeg peas, siis nad ei märka, mis siin kehas toimub. Siin kehas võib igasuguseid probleemseid seisundeid välja arendada nii, et inimene ei märka enne, kui on tõesti väga-väga kaugele see arenenud. Et see lõikab ära meie kontrolli nii-öelda oma keha üle. Enda meelest me läheme kontrollima seda olukorda, mis meile haiget tegi, aga tegelikult me enam ei suuda hallata ennast, me ei saa aru sellest, mis meie kehas on ja kuidas need igasugused probleemid on järsku tekkinud, välja löönud, on ja keha peab järjest kõvemat häält tegema, et me hakkaksime märkama, et midagi on sassis ja vajab korrigeerimist. Mida siis teha, kui keha annab sellisel viisil märku, et see pea pidevalt huugab, kuumab, naistel ka kuumahood, see on jälle samamoodi, et enam ei jõua, keha on nii ära kurnatud selleks ajaks, kui viljakas aeg on läbi saanud,
et enam ei jõua seda kuumust all hoida ja see kõik kerkib siin pähe, sellepärast et naishormoonide suured muutused hakkavad meil alateadvusest üles tooma neid mälestusi, mis meil on väga haiget teinud ja mida me ei ole ära lahendanud, nii et naistel on seda kohe teatavas vanuses kohe hästi palju ja kuumahood on nagu väga hea märk sellest, et meil ei ole enam piisavas koguses hormoone, mis hoiaksid meie ajus mälestusi töötlevad keskused nii-öelda kontrolli all, et senikaua, kuni on viljakas iga, siis suhteliselt hästi suudab naise keha seda teha. Selleks, et me pööraksime kogu tähelepanu endast välja ja saaksime lapsed üles kasvatada. aga noh, tegelikult kogu tähelepanu ei peaks minema endast välja. ikkagi suur osa peaksid jääma see meie enda jaoks ka alles. aga noh, see mehhanism annab naisele võimaluse lapsi üles kasvatada palju edukamalt kui meestele, sellepärast et meestel on keeruline panna kedagi ennast nii palju kõrgema, kui naisel on võimalik lapsi panna endast kõrgemale. aga sellel ajal siis jah, et iseendale jääb tähelepanu pööramata, paljud asjad jäävad lahendamata, naised viljakas eas taluvad igasugust enesevastast käitumist nii enda kui ka teiste poolt suhteliselt palju leplikumalt kui väljaspool viljakalt iga, nii et aga ühel hetkel keha ei jõua enam seda kanda, on ju, kui ta on nii palju kandnud ja nüüd ei ole enam neid hormoone, mis alla suruksid sellises koguses on drastiliselt on vähenenud, siis hakkab see kõik üles tulema. Need emotsioonid, need kogemata, need lõpuni kogemata valud on üldjuhul seal taga, miks see keha niimoodi kuumab või pea niimoodi kuumab. ning tihtipeale me ei taha mäletada, sellepärast ongi meil need valud töötamata, et me ei taha mäletada seda valu, mis on olnud, me püüame seda alla suruda, aga keha toob meid kogu aeg kohale. Siin on järjest jahedam, on ju, igasugused erinevad sümptomid tekivad sellest ja siis siin mugu aga huugab ja lõhub lõpuks nii, et tuleks hakata tähelepanu pöörama iseendale, tulema enda juurde tagasi, et ma olen siin olemas. Ma kuulen, näen, tunnen seda, mis mul siin toimub ja ma võtan midagi ette. Ja mida teha esimese asjana selles olukorras? Ma panen sulle siia juurde ka väikse e-raamatu, et kuidas ennast ärevuse korral toetada, et ongi, kuidas kehasse tulla ja milliseid harjutusi teha. Aga teeme kõigepealt koos ühte niisugust harjutust, mis aitab hästi, mida mul on raske sinna e-raamatusse kirja panna, see aitab ka hästi seda kuumust peast alla tuua. Ja seda tõesti tuleks teha päris palju kordi päeva jooksul, alati kui sa tunned, et pea kuumab, kui tihtipeale me oleme nii harjunud selle seisundiga, et me ei oska seda märgata, me tunneme ainult siis, kui mingisugune tugev trigger tuleb ja siis tõmbab meid siia üles, tõmbab siia tähelepanu või kui pea juba päris kõvasti lõhub. Aga see harjutuse, ma näitan selle liigutuse ära, enne kui me seda koos tegema hakkame, siis sest sa pead silmad korraks kinni panema, siis sa ei näe, mis teha on vaja. Et vaata ära, et liigutus põhimõtteliselt on selline, et ma räägin sulle, et paneme käed silmade peal, me teeme mõned hingamised ja siis ühe väljahingamise pealt tõmbame kätega. Hea, kui need käed on soojad, aga võib-olla kui su pea väga lõhub, siis on jahedate kätega ka hea teha. Aga kui me lõpuks jõuame siia allapoole, siis ei ole need jahedad käed enam nii mõnusad, nii et tegelikult soojenda need käed ära. Et tõmbame siit ja kõrvade tagant niimoodi hästi mõnusasti. Ja niimoodi kaelani külgi pidi alla. Siin natuke hingab, tõmbame kokku. Et see on see liigutus, mis me teeme, aga nüüd teeme nii, et paneme käed silmadele ja teeme seda koos rahulikult. Nii et hakkame seda kuumust peast alla tooma, hakkame seda süsteemi rahustama. Hingame mõned korrad rahulikult sisse ja välja. Igaüks hingab nii palju sekundit, kui temale tundub, et on mugav, et ei pea lugema konkreetseid sekund, sest mõne inimese ajab hoopis rohkem endast välja. Ja siis ühe välja hingamise pealt tõmbame käed niimoodi üle meelekohtade, kõrvade tagant. Ja siia kaela peale rippu. No hea on tegelikult seda silmad kinni teha, siis sa rahustad veel rohkem, aga kui sa oled väga ärevil, siis hoia nad lahti, sest et sa tahad rohkem kontrolli keskkonnale. Ja siis ühe välja hingamisega tõmbame need käed südame peale. Ja siin südame peal võib veel hoida neid käsi tükk aega. Siin ümber on väga olulised närvid, mis aitavad südametööl rahuneda. Kui me hoiame siia oma soojade kätega armastust saadame, siis saab see süsteem hakata rahunema. Kui sul on selline kerge kuumus, lihtsalt kerge ärritavus, siis võib-olla juba ühest korrast ei panna väga suurt erinevust. Aga võib-olla
ükskord on nagu tilk vett kerisele, et sul on vaja seda palju-palju kordi teha, et siis luba endale täpselt nii palju kui vaja. mina tean, et mul on ka selliseid suuri ärevushetki, mul on olnud selline situatsioon elus, kus ma peaaegu 100 tükki, umbes 98 tükki jõudsin ära teha, enne kui ma jõudsin rahusse, et olin suutnud ennast nii üles kloppida ja nii pähe tuua, et aga see toob alla, et muudkui aga pühida alla, tood ennast rahusse, et aga siis ka muidugi kõik need muud asjad, et hakata märkama, mida see keha tahab meile öelda, kuidas seda keha toetada, kuidas tulla siit sellest lõputust meelte virvarrist ja lahenduste otsimisest alla ja hakata elama siit. aga ma panen sulle nüüd siia juurde need ärevuse toetamise korral kasutatavaid võtteid veelgi, et su kehal oleks mõnusam olla, et see kuumus saaks hakata allapoole tulema. Tihtipeale on siin vaja ka, et kui keha hakkab rahunema, et siis hakkavad meelde tulema asjad, mida võib-olla ei ole tahtnud mäletada või hakkad aru saama, et sellised olukorrad mu elus ei ole olnud normaalsed, et tegelikult ma ei peaks neid kannatama, et on vaja abi. sa võid ka mulle kirjutada, me saame koos vaadata, et mismoodi energiatööga seda olukorda hakata juhtima, kuidas leida rohkem rahu, kuidas lasta lahti nendest valudest, mis aegade jooksul on siia kehasse kogunenud. me ei pea kannatama seda kuumust peas ja kogu seda ebamugavustunnet, sellist ärritunud segast olekut või valutavat olekut. kõik on keha sõnum, et palun märka mind, teeme midagi teistmoodi, laseme midagi lahti, hoolitseme enda eest paremini.